paletame ühe hetke siin veel, enne kui ma lähen veel konkreetselt selle teema juurde. Isa, me tuleme sinu sõna juurde, et sa võiksid meile seda ilmutada. Isa, et me võiksime õppida, et me võiksime kasvada, et me võiksime tugevaks saada. Ja isa, las sellest sõnast tulevad esile ilmutuslikud teadmised, mis teevad meid stabiilseks, kindlaks ja rajatuks. Isa, et me ei ole segaduses, isa, et me ei ole probleemides, me ei ole arusaamatuses, vaid me teame, mis sina tahad teha ja mis sinu sõna õpetab. Isa, ma tänan sind, et su sõna on ravimiks iga ühele, et igaüks võib võtta seda, et see on ravimiks igasuguste asjade puhul, ka erinevate terviseprobleemide puhul ja mille puhul iganes neil millega nad tuleb kokku puutuda. Isa, ma tänan, et su sõna muudab meid, vabastab, tervendab ja annab meile tarkust. Jeesuse nimel. Aamen. Nii. Ma hakkan rääkima täna ühte seeriat, kuna see ei õnnestu mul ühte koosolekusse kokku panna, siis ma räägin seda arvatavasti pikemalt. Ja selle pealkirjaks on, miks kõik haiged ei saa terveks. Täpselt ma räägin siis nendest, kes tõesti otsivad Jumalat ja tahavad küll lahenduse saada, aga ütleme kristlastena siis tahavad lahenduse saada, aga miks nad ikkagi terveks ei saa? Nendest palutakse, aga tulemusi ei ole. Nad küll võib-olla isegi uurivad mingil määral Jumala sõna, aga siiski tulemusi ei ole. Ma arvan, et nii mõnigi meist võib-olla on niisuguse situatsiooniga kokku puutunud. Võib-olla mõni siin oli ja isegi ongi niisuguses situatsioonis. Nüüd, kui sa kuulad seda, mis ma jagan, ma usun, et see annab sulle vastuse, et Jumal annab sulle vastuse, kui sa tõesti igatsusega kuulad. Ja sa saad ka vastuse sellele, mis otseselt on sinu nagu küsimuseks või sinu võib-olla probleemiks või takistuseks. Sest me peame aru saama sellest, et Jumal tahab kõiki haigeid terveks teha. Mul ei ole aega praegu sellega uuesti siin tegeleda, aga me näeme seda, et Piiblis väga selgelt, kui Jeesus võttis enese peale meie haigused ja kandis meie valusid, ja tema vermete me oleme terveks saanud, siis see viitab ilmselgelt kõigile, kui seal on juttu, et patud on andeks antud kõigile, kes seda soovivad, patud andestust vastu võtta, siis samamoodi ka tervenemine kuulub kõigile, kes seda soovivad. Amen. Ju Jeesuse juurde tuli pidajatõbine, kes küsis, kui sa tahad, siis sa võid mind puhtaks teha, ju Jeesus vastas talle, jah, ma tahan, siis sellega ta on vastanud kõigile, ma tahan. Nüüd, kui Jumal tahab kõiki terveks teha, siis samas tekib ikkagi küsimus, et aga miks siis kõik ei ole terveks saanud või miks kõik ei saa terveks. Ja vahest see ongi see asi, miks pärast mõned inimesed tahavad nagu justkui Piiblit nagu väänama hakata ja öelda, et no aga elupraktikas ju kõik alati ei saa terveks ja mingites situatsioonides kõik ei saa alati terveks, et no järelikult vist Jumal ei tahagi kõiki terveks teha. Nüüd me peame ühest asjast aru saama. Meie elukogemused ja see, mis meie ümber toimub, ei näita alati Jumala tahet. Piibel ütleb, et Jumal tahab, et kõik tuleksid tõetunnetusele ja saaksid päästetud. Tähendab seda, et Jumal tahab, et kõik inimesed siin maailmas võiksid saada päästetud. Nüüd, kui me loeme Piiblit ja Uut Testamenti, just seda ilmutuse raamatu osa, mis viitab sellele, mis lõpuks kunagi saab juhtuma, siis me saame aru sellest, et kahjuks kõik inimesed ei saa siin maa peal päästetud. Nüüd samas me näeme ka seda, et Jumal ei ole seda määranud ka niimoodi, et nii-öelda on mõned õnnelikud, need saavad ja mõned mitte õnnelikud, need, kes ei saa siis. Vaid Jumala tahe on kõigi jaoks, et ta tahab. Aga siin on ka meiepoolne osa ja see, miks inimesed ei saa päästetud kõik, sel on ka nende inimeste omapoolne osa. Ja see on tegelikult, võiks öelda laiemas mõttes ka meie kui kristlaste osast. Meie ülesanne on kuulutada Jumala sõna inimestele. Amen. Aga see, et kõik inimesed päästetud ei saa, see ei näita seda, et Jumal ei taha, et kõik saaksid päästetud, sest ta on ütelnud, et ta tahab, et kõik saaksid päästetud. Samamoodi on ka tervenemisega. Jumal on ütelnud, et ta tahab, et kõik võiksid saada terveks. Aga see, miks nad ei saa, siin on ka inimeste poolne osa. Nii et probleem ei ole mitte taevas, vaid probleem on siin maa peal. See ei ole justkui, et nagu me vibutame justkui rusikaga taeva poole, Jumal, miks ei ole ja miks ei tule, vaid see küsimus on selles, me peame midagi siin maa peal korda seadma. Kuskil nii-öelda vaatama, mis võib-olla on kas korrast ära või mida me ei ole õieti mõistnud või millest me ei ole veel õieti aru saanud, sest et üks asi, mis on Piibli puhul väga oluline, üldse tegelikult ka tervenemise kõigi teiste teemade puhul, me ei saa võtta üksikuid Jumala tõotusi nagu lihtsalt nagu tükidena välja Piiblist, ülejäänud konteksti mitte arvestades.
Mis ma selle all mõtlen? Sul ei õnnestu nagu piiblit käsitleda nagu menüüd ja vaadata, teha see lahti ja öelda, et no, mis ma siit leian? Näe, siin ütleb, et terveks on võimalik saada. Näe, kuule, mul see koht valutab. Kuule, jumal, ma tahaks tervenemist saada. Et palun esimeseks roaks mulle tervenemine. Siis keerad lehekülge edasi. Kuule, siin pakutakse. Jõukus on päris hea asi. Raha pole üldse paha ju. Seda ikka kellegi ikka vaja läheb. Võtaks seda ka natukene. See magustoiduks sobiks mulle. Võtaks päris suured summad ja võt seda asja tahaks ja mida ma joogiks veel võtaksin, rahu võtaks natuke joogiks ja mida iganes. Ega see ei toimi niimoodi. Jumala sõna ei ole menüü, kus sa saad lihtsalt võtta, seda tahaks, teist tahaks, kolmandat tahaks. Mõni ütleb, aga kuule, sa pastor ju õpetad siin kogu aeg tervenemisest, kas see ei lähenegi äkki niimoodi nagu piiblile nagu menüüle. Sellepärast ma ei teegi seda asja ainult ühe koosolekuga, muidu see oleks tõesti nagu menüü. Sest meil on vaja vaadata kogu selle asja kontekst läbi. Mida me peaksime selleks tegema, et tervenemine võiks sünnida meie elus? See ei ole ainult üks samm, mis toob lahenduse. Vaid siin on terve hulk erinevaid printsiipe ja tõdesid, mis me peame oma elus rakendama ja milles me peame elama, siis me saame osa sellest täiskomplektist. Tervenemise küsimus ei ole ainult usu küsimus. Siin on palju teisi küsimusi veel, mis sellega seotud on. Ma olen näinud inimesi, kes on haiged näiteks sellepärast, et nad ei ole lihtsalt sõnakuulelikud Jumalale, kõige lihtsamates asjades. Nad kuulevad Jumala sõna õpetab või loevad Jumala sõnast, et ta peaks kümnist maksma. Peaks oma kodukogudusse viima 10% oma sissetulekust, andma selle Jumalale tänulikkusega sellest, mis Jumal on teinud, uskuma, et Jumala õnnistus on tema elus. Ja ütleb, et aga mina ei usu seda, see on ju nii suur summa, kuidas Jumal siis saab sükest asja mult võtta, mul niigi väike raha käes, et ma pean 10% veel temale andma. Piibel ütleb seda. Kas oled märganud seda, et on piiblis väga palju asju, mis meile ei pruugi meeldida ja mis ei pruugi meile mugavad olla, aga mida piibel ütleb meile? Vaatsa siin. Sellega seotud on teine asi oma kodukogudusse, aga kuule, ma ei olegi kuskil koguduses käimas. Siin on üks teine viga. Piiblis me näeme seda, et kui inimene saab kristlaseks, saab Jumala lapseks, siis ta peaks saama osaks ühest kohalikust kogudusest. Sest piiblis me näeme, nad said päästetud ja nad liideti kogudusse. Ja see ei ole mitte niivõrd bürokraatlik mingisugune paberi täitmine, vaid see on inimese südamega haakumine selles koguduses. See, et ta oma südame paneb sellesse kohta, ütleb, see on minu kodu, see on koht, kus ma käin ammutamas, kus ma toon oma künnise, samas toon ka oma oskused ja annid ja kõik, mis Jumal on valmis pannud. Kõik need asjad on olulised. Ja ma olen kohanud inimesi, ma palun ta eest, küsin, kas kuskil koguduses käin, aga ma tead, vahest käin siin ja vahest seal ja ma ei tea, mulle see meeldis ka, aga ma ei tea, ma igal pool käin, kus mul varasegu meeldib. Ja sageli, kui see asi korda ei saa, me võime siin palvetada ühtepidi ja vajutada ja lükata ja massaaži teha ja mida iganes, ja ta ei pruugi mitte midagi juhtuda. Sest et ta ei ole sõnakuulelik selles konkreetses asjas. Nii et me saame aru, tervenemine on palju ulatuslikum komplekt, mida me peame vaatama. Et me ei saa seda üksikut teemat ainult välja kiskuda. Amen? Sellepärast ongi ta tervenduskool, mitte ainult tervenduskoosolek. Muidugi tervenduskoosolek pole ka paha, aga sellest ainult ei piisa sageli. Sest paljud inimesed, nad saavad tervenduskoosolekul Jumala poolt puutuvad ja saavad isegi terveks. Aga mingid ajad lähevad mööda ja see kas tervenemine kaob, sest nad kaotavad selle. Või siis tuleb mingi uus probleem või rünnak ja nad ei saa sellega hakkama. Nad peavad jälle otsima üles, kes aitaks mind. Aga asi on selles, et Jumal tahab, et me kristlastena võiksime elada tervena, mitte ainult saada terveks, sest et sellepärast Piibli Uues Testamendis ei ütle meile, et me peaks kuidagi kristlasena kuidagi saama, sellepärast ta ütlebki, et Jeesus haavade vermete läbi on meile tervist tulnud ja ta tahab, et me elaksime selles, mitte et me kogu aeg üritaks seda saada. Ja algkoguduses meil ei ole Piiblis koguduse siseseid tervenduskoosolekuid. Mis ma selle all mõtlen, tähendab seda, mis toimusid koguduse ruumides. Nüüd mitte, et see oleks totaalselt vale, aga asi on selles, et koguduse kristliku maailma pilt või see kogu see üldine õhkkond ja situatsioon on nii tõsiselt nagu alla käinud selles teemas, et inimesed ei ela selles tasemes, et me nagu tol ajal elasid.
Mismoodi nad elasid siis? Asi oli selles, et nad käisid selles, mida Jumala sõna õpetas ja nad püsisid tervetena. Nad said kristlaseks, nad said päästetud pattudest ja päästetud ka haigusest, nad võtsid Jeesuse kui tervendaja sel hetkel ka koos uuesti sünniga vastu. Ja nad käisid ja elasid selles tervenemises. Tänasel päeval meil on vaja see arusaamine taastada, see ilmutus taastada, et inimesed, kes tulevad kogudusse, nad võtavad vastu päästmise ühe täiskomplektina, nad saavad pattude andestuse, saavad oma tervenemise ja saavad ka varustuse, mis Jumalale nende jaoks valmis pandud. Üleloomulikult võtavad selle vastu, Jumal hakkab nende vajadusi täitma. Lihtsalt see, et sa hakkad käima koos Jumalaga ja kui sa kuskile kerkib vajadus, Jumal varustab sind. Kuskil on mingisugune haigus, see peab ära astuma. See on sama, kuhu meil on võimalik kasvada, see on see, kuidas me näeme, tervenduskoosolekud toimusid väljaspool koguduse ruume, nende jaoks, kes olid uskmatud. Nüüd mitte seda, et nagu me peame selle suunas kasvama hakkama, see on nüüd pikem teema, seda vaadata, see on huvitav asi tegelikult. Nüüd lähme siis, miks siis kõik haiged ei saa terveks? Ja ma lähin erinevad punktid läbi, ma ei ütle, et see on mingisugune ideaalne ja lõplik nimekiri, aga ma usun, et need olulisemad asjad, mis võivad olla takistuseks, miks inimesed ei saa terveks. Ja esimene nendest asjadest on, vaatame õpetussõnade 5.22. Esimene punkt on õpetuse puudus. Õpetuse puudus. Õpetussõnad 5.22. Ütleb niimoodi. Õelad tabavad tema enesest süüteod ja teda peetakse kinni tema enese patuköitega. Ta sureb õpetuse puudusest ja läheb eksiteele suurest rumalusest. Kas sa märkad sõna, ta ütleb, et lausa sureb. Ma usun, et me ei ole väga meelevaldsed, kui ma seostan selle tervenemisega. Kohe ma toon ühe teise kirjakoha juurde, mis seda ka tegelikult mingis mõttes kinnitab. Lähme Hosea 4.6, mis on natukene sarnane. Vanatestamendi üks väiketest prohvetitest. Ja siis õpetussõnad 5.23 ütles, ta sureb õpetuse puudusest ja läheb eksiteele suurest rumalusest. Ja Hosea 4.6 ütleb, ta ütleb lausa mu rahvas hukkub tarkuse puudusel. Et sa põlgad tarkust, siis põlgan mina sind. Sa ei või olla mu preester. Ja et sa oled unustanud oma Jumala käsuõpetuse, siis unustan minagi su lapsed. Nüüd see on väga karmina kõlav kirja kohta, aga kui sa vaatad nüüd, ütleb, mu rahvas hukkub tarkuse puudusel. Ingliskeelne tõlge ütleb, mu rahvas hävitatakse teadmise puudusel. Ja siis me näeme, kui ei ole piisavalt õpetust, kui ei ole piisavalt tarkust või teadmisi Jumala sõnast, siis sellega kaasneb surm, hukkumine või hävitus, kui need kaks kõik kirja kohta nagu omavahel kokku panna. See on üks kõige klassikalisemaid viise, kuidas inimesi kurat hakkab inimesi petma, on see, et tõmmatakse inimene õpetusest eemale. Erinevaid strateegiad on kuradil. Üks on see, et panna see inimene pahanduma selle inimese suhtes, kes seda õpetust jagab. Miks ta nii teravasti ütles? Mulle ei meeldi see pastor. Ta tegi mulle haiget. Inimene pahandub ja mis ta veel teeb? Ta mitte ainult ei pahandu selle inimese suhtes, vaid ta lülib ennast ka õpetusest vastu, ta enam ei kuula seda õpetust. Ta muutub selle õpetuse suhtes kriitiliseks, halvustavaks. Mul on oma arvamus, mul on oma mõtlemine ja erinevad siuksed asjad ja ta blokeerib, mis juhtub? Ta blokeerib just õpetus, aga mis juhtub selle tõttu, kui ta ei võta vastu õpetust, siis hakkab tulema tema ellu hävitus,
hukkumine ja isegi surm. Siis mõni ütleb, et peavad need koosolekud nii pikad kogu aeg olema. Kas lühemalt ei saaks seda asja ära? Teeme ilusti kompaktselt ära 15 minutiga, räägime konkreetsed punktid, asjad ära, mis sul öelda on, ära venita selle asjaga, teeme selle asja ära, saab koju kiiresti, saab natukene oma seebikaid vaadata ja kõike, mis iganes oma Facebookile vaadata ja siis saab magama minna. Mis jaoks peab seda venitama nii kaua? Miks need koosolekud peavad nii pikku? Mis 1,5 tundi vahest õpetajate jutust, kus lühemalt ei võiks seda asja teha. Taguots hakkab ammu juba valutama. Ja analoogsed igasugused, võib-olla sul ei ole sõna-sõnalt selliseid asju, aga analoogsed asjad, mis need teevad seda, et inimesed lahutavad ennast õpetusest. Vaata, mida Jeesus tegi. Inimesed tulevad pikkade maade pealt kohale. Nad istuvad seal põldude peal ja me saame, ütleme, põldude peal, seal ütleme ühe mäe otsas, me täpselt ei tea, kas nüüd põllu peal, me ütleme, et nad viljapõllus istusid, aga selles mõttes mingisuguste lagedate alade peal, seal on kuskil nad on koos ja Jeesus on seal mäe otsas ja kõneleb. Ja me saame aru kontekstist, et mõndes situatsioonis nad olid päevade viisi seal koos. Seal samas koos organiseerisid kuskilt endale toidu, Jumal üle loomulikult paljundas, leibasid ja kalu ja nad olid kuulamas Jumala sõna õpetust. Näiteks ka näide Ananias ja Safira, lugu enamus piiblist teavad seda, ja on siis need mees ja naine, kes kukkusid surnult maha, sest nad valetasid Jumalale. Aga selle loo juures on üks huvitav fakt. Ananias oli siis mees, eks ju. Tuleb sisse, räägib oma vale ära, kukub surnult maha, viiakse minema. Ja koosolek kestab edasi ja 3 tunni pärast tuleb Safira uksest sisse, räägib oma vale, teda korjatakse ka kokku ja koosolek kestab ikka edasi. 3 tundi hiljem. Ja huvitav on veel see, et kui mees kukub surnult maha, keegi polnud seda juttu hakanud üldse naisele rääkima minemagi, sest et koosolekul oli vaja kohal olla. Sest et me saame aru, naine tuleb kohale, tema ei tea midagi asjast. Muidu kui ta oleks kuulnud, siis ta oleks kaugel eemale hoidnud sellest kohast. Keegi ei rääkinud talle midagi. Kõik olid koosolekul. Nad olid kuulamas koosolekul. 3 tundi oli koosolek kestnud ja pärast veel läks edasi. Või siis teises situatsioonis Paulus tuleb ringreisidelt tagasi, tuleb kogudusse ja räägib sellest, mis Jumal vägevaid asju on teinud ja üks inimene jääb magama, nii et ta kukub aknast välja, kukub surnuks. Ja miks pärast? Sest koosolek kestis nii kaua. Meil on mitmeid viiteid sellele, et koosolekud olid pikad. Nüüd küsimus ei ole selles, et me teadlikult üritame venitada koosolekut. Et see peab nüüd olema nii venitatud, kui võimalik veel venitada on. Aga iva on selles, kui me tahame näha inimeste elus muutusi, läbimurranguid, tervenemisi, lahendusi, neil on vaja Jumala sõna. Ära lase ennast mitte kunagi Jumala sõna õpetusest lahutada. Mitte kunagi. Ära võta seda pettust, ära pahandu. Väga võimalik, et jutlustaja võis midagi teravat ütelda. Ja isegi see võiski olla selles mõttes võib-olla paha hoiakuga öeldud. Aga ära sellegi poolest ikkagi pahanda, sest sulle ei anta täiuslikku jutlustajat. Jeesus on juba taevas ja tema oli ainus täiuslik jutlustaja. Ülejäänud on kõik ebatäiuslikud siin maa peal. Ja väga võimalik, et nad võivad valesti asju öelda, väga võimalik, et nad võivad teravalt asju öelda ja väga võimalik, et nad mõnda asja ei oleks pidanud nii ütlema, aga ära lase selle ennast takistada. Võta Jumala sõnast ja ammuta. Amen. Ma ei räägi sellest, et me peaksime kuulama villakaid õpetusi või valeõpetusi, on teine teema, aga igaüks eksib. Aeg-ajalt ikka saab kuid kuulda jällegi, kellegile on hammaste vahele hakanud, ma loodan seda aru, mis ma mõtlen selle all, keegi nii-öelda tuntud jutlustaja. Ma toon mõne nime, ma arvan, see ei tee paha. Benny Hinn. Vaata, mis ta õpetas, vaata, mis ta ütles ja siis pannakse pikad videod sellest kokku, kuidas ta on valeõpetus ja edasi. Kes on andnud meile õiguse Jumalalt, kellegi teise Jumala sulase kohta anda oma hinnanguid? Kenneth Hagini teenistusest on teada täiesti hulk fakte inimestest, kes teda laimasid ja halvustasid omal ajal ja need surid noorelt. Nagu loogu selles mõttes, lausa 10. Jutlustajad ja pastoreid, kes tõusid üles ja halvustasid teda, kirjutasid raamatuid, teda laimavaid raamatuid, üritasid nagu justkui paljastada tema jutumärkides valeõpetust, mida tegelikult ei olnud, ja surid lihtsalt noorelt ükshaaval, mingisuguste perioodid tagant. Andsid oma raamatud välja, läks paar aastat mööda ja olid läinud.
surid mis iganes haigustesse edadesse. Küsis, kes see on, kes sedasi tegi? See on Jumala karistus. Nüüd, kas meil on garantiid, et kõik Jumala sulased absoluutselt kõiki asju õpetavad õieti? Ei ole garantiid. Ei ole. Ka need Jumala sulased, keda mina võib-olla vahest tsiteerin või viitan neile, meil ei ole 100% garantiid, et nad on õigeid asju alati õpetavad. Nad võivad ikka väikestes detailides asjades vahest ebakorrektsed olla. Hoiame mu suu kinni. Õnnistame ja kui me saame aru, haarame sellest kinni, mis on õige ja kui miski oli ebakorrektne, jätame selle kõrvale, ärme pöörame selle tähelepanu. Amen. Ma saan aru, kui on tegemist totaalsete villakate ja valeõpetustega, mis on absoluutselt piibliga ja põhipõpetustega lahus, siis muidugi me ei pea alla neilama neid asju. Aga et me peame ettevaatlikud olema selle asja koha peal. Kui me saame aru, et Jumal on tegutsemas ühe või teise Jumala sulase kaudu, las Jumal tegeleb temaga, Jumal mõistab kohut. Amen. See on oluline asi tegelikult, seda asju jälgida. Vahest me peame, nagu öeldakse, analüüsima, aru saama, see asi ei olnud päris piibliga kooskõlas, okei, isa anna talle tarkust, ma lähen edasi. Amen. Ma ei hakka seda, nagu öeldakse, kellelegi teisele lina alla määrima ja kõigile teistele rääkima sellest ja tegema videosid ja tegema jutlusi ja halvustama seda ja teist ja kolmandat ja neljandat. Amen. See on väga tark ja õige. Niisiis, mu rahvas hukkub tarkuse puudusel, ehk siis hävitatakse teadmise puudusel. Ja ütleb, et sa põlgad tarkust. See on üks väga oluline asi. Nüüd piiblis, kui me vaatame tarkust, üldse seda sõna, siis ta ütleb, et me peame seda taotlema. Ta ütleb, et me peame seda otsima. Me peame seda igatsema. Nüüd küsimus ei ole selles, et nüüd ma järelikult, see tähendab seda, ma pean hästi hoolega koosolekutel kohal käima. See on hea algus, aga see ei ole kõik ainult, mis see viitab sellele. Me näeme, et tal oli probleem hoiakutega õpetuse suhtes. Ma olen näinud kunagi inimesi ka meie oma koguduses, kes on käinud absoluutselt peaaegu kõigil koosolekutel kohal. Ühel hetkel ma olen avastanud, nende elus on totaalselt asjad mädad olnud. Miks pärast, sest et see küsimus ei ole mitte koosolekutel kohal käimises, vaid see on tarkuse igatsemises ja Jumala sõna igatsemises ja avatud südamega kuulamises. Piibel räägib ka, ma hiljem kasutan ühte teises kontekstis ühte kirja kohta, inimestest, kes on alati õppijad, aga kunagi ei jõua tõetunnetusele. Tähendab seda, et nad on alati igasugustel koosolekutel kohal ja kuulavad, aga nad on alati kas kriitilise vale hoiakuga selle sõnumi suhtes ja ta ei võta vastu seda ühe igatseva ja janusa hoiakuga. See on väga oluline, kuidas sa kuulad. See ei ole küsimus, et sa ainult kuulad. Paljalt ainult õpetus ei muuda su elu, vaid see, kuidas sa suhtud õpetusse, on ka väga oluline. Ja siis me näeme ka õpetuse puudusel ja seesama just ta seostab sellega selle suhtumisega. Ja siis, kui inimene tahab terveks saada, sageli on inimestele vaja seda õpetada ja veel kord õpetada ja veel kord õpetada. Ja kui nad on seda juba piisavalt just omast arust kuulnud, siis on vaja neile seda veel õpetada ja veel õpetada. Nii kaua, kui see tervenemine ei ole reaalselt füüsiliselt manifesteerunud, ta ei peaks lõpetama selle sõnumi õppimist ja selle uurimist ühe avatud südamega, innuka südamega. Ja samas, kui isegi see on avalikuks saanud see tervenemine ja see ime on tõesti sündinud katsutavalt, siis ta ei peaks ka seda lõpetama. Sest meil tuleb hoida seda, mis me oleme saanud. Sest keegi on meie kõrval kuskil, siin mitte otseselt sõnad, otseses mõttes kõrval, aga siin kuskil kindlasti tegutsemas, kelle nimi on kurat ja kes on varastaja. Ja ta tahab varastada tervenemist. Aga Peebel ütleb, seiske talle vastu, tema põgeneb, et sa võid seda hoida. Ja selleks on ka vaja Jumala sõna õpetust. Ja meil on seda kogu aeg vaja. Me näeme, kuidas Paulus, kui ta kirjutab kirju kogudustele, siis ta ei keskendu, ma ei tea, ilusatele emotsionaalsetele tervitustele ja kenadele sõnadele, vaid ta tegeleb sellega, et neile õpetada asju. Kogu kiri on ainult õpetust täis. Kuidas seda teha, mida Jumala sõna sellest räägib. Ta saadab kirjad, neil on omavahel kontakt ja ta ei räägi ei ilmast, ei räägi ei loodusest, mitte seda, et nendest asjast ei või vahest rääkida, aga ta ei keskendu nendele, need pole olulised. Ta räägib õpetust neilest. Ta saab aru, et nende elu muudab Jumala sõna õpetus. Amen. Järelikult, kui me tuleme kogudussele koosolekule kohale, üks olulisemaid asju siin on Jumala sõna õpetus.
Kindlasti on oluline ülistus, kindlasti on oluline see aeg, kus me oleme Jumala lähedus, Jumala ligiolus ja kui me oleme palvekoosolek, kui me palvetame, aga ka väga oluline ja ülimalt oluline, piibli järgi mulle tundub siiski, et see on peaaegu esimene asi ikkagi. Sest Jeesuse teenistus ta ütleb, et ta õpetas, kuulutas ja tervendas. Õpetus ja Jumala sõna kuulutamine on esimesele kohale pandud. Amen. Miks pärast? Sest et Jumala sõna on see, mis tekitab inimeses usu. Jumala sõna on see, mis toodab seda, mida Jumala sõna on ütelnud. Sul on vaja õpetust. Ära mitte millegi läbi lase ennast nagu lahti sellest haakida. Kujunda enesesse harjumus Jumala sõna uurida ja lugeda regulaarselt. Nii mõnigi meist on kunagi piiblikoolis käinud, mul ise on õnnestunud 2 nii-öelda käia. Ütlen siis sellises nii-öelda aastases piiblikoolis, igasugustel koolitustel hästel on rohkem muidugi käinud, aga aastases piiblikoolis käia ja tavaliselt see paneb nagu regulaarselt sind uurima Jumala sõna, see kui sa mingis koolis oled. Aga me peame enesele tegema ise aeg-ajalt selliseid koolitusi. Sa võid leida selleks erinevad viisid, üks on heade kristlike raamatute lugemine. See, et sa võtad ühe hea sisuka raamatu ja ei loe seda nagu ilukirjandust. See, et nii-öelda, mitu peatükki ma saan seda nüüd läbi vuristada ühe õhtuga. See oli päris huvitav, see oli päris kihvt, mõnus. Lähme edasi. Loe süüvides. Tee kas või teadlikult sellest raamatust märkmeid. Kui sul meeldib, tõmba alla olulisi kohti. Ja nii edasi, erinevaid selliseid asju. Kirjuta välja sealt endale kirjakohti. Uuri seda. Loe, mida Jumal sulle sellest ütleb. Palveta nende samade asjade pärast, mida sa sealt raamatust lugesid. Mida olulist Jumal tahab sulle nii-öelda selle kaudu öelda. Sellepärast on ka väga oluline, et me valiksime raamatuid. Ära võta niimoodi lihtsalt, nagu öeldakse, entelt rikkad rei kuskilt mingisugune raamat ette. See on uus raamat tuli välja, kuule, ma tahaks seda lugeda, see on uus. See ei peaks olema see põhjus, miks me loeme. See ei ole vale lugeda uut raamatut. Aga see ei peaks olema see põhjus, miks me loeme. Kas sa tead seda, et siin on üks vana raamat, mis on kõige olulisem ja kõige rohkem muudab sinu elu ja see on vana raamat ja jääb kogu aeg vanaks ja on kõige parem nendest teistest nagunii alati. Et selles mõttes me peame suhtuma, miks ma seda uue suhtes nagu vahest ettevaatlik olen. Meie ümber on ühiskond, kes müüb asju just selle sama terminiga uus. Sa lähed poodi, läheb šampooniletist mööda, paaril on peale klepekad, uus või inglise keeles siis new või uus toode, uus kaup, uus retsept, mida iganes, uus mudel. Satud mobiilipoodi, uus mudel, värske, selle aasta uus mudel. Sul on kindlasti seda vaja. Igal juhul on seda kohe vaja. Ja tea seda, et järgmine aasta ta ei kõlba enam kuhugi ja sul on vaja jälle uut. Ma räägin viltlikult tegelikult, see on sarkastiline huumor, tegelikult sa ei pea sellest, nüüd see ei tohi sellest juhitud olla. Amen? Nüüd samas see uus raamat võib olla väga hea ja väga vajalik sulle. Aga sa pead teadma, mida Jumal käsib sul lugeda, mida Jumal tahab sinu südamesse panna, mis on võib-olla see element, mida sa vajaksid. Sageli on see, et kui sa oled teatud teemasid või teatud alasid uurinud, siis võib-olla oleks vaja sul võtta mõni sükene teema või ala, mida sa veel ei ole uurinud või millega sa kodus ei ole ja mis ei ole võib-olla tugev sinu elus või kus sul on nõrgad kohad sinu elus. Sest et väga lihtne on kristlikus maailmas nii-öelda müüa teatud raamatuid. Näiteks meile seal tamas taga on olemas nii palju, kui on erinevaid, eesti keelt kirjandus muidugi ei müüda väga kiiresti, kuna lihtsalt ostjaid ei ole nii palju. Aga nii palju, kui üldse eesti keeles on tulnud erinevaid tervenemise teemalisi raamatuid välja, siis kõik nad müüakse väga kiiresti läbi. Kuna Eestis kirjanduse müük ei käi nii kiiresti, siis enam-vähem kuskil aasta või paariga nad lähevad. Paljud teised raamatud, neid müüakse aastaid. Meil on seal ise ka mitmeid raamatuid, mis on müügis olnud rohkem kui 5 aastat, võib-olla isegi mõni 10 aastat müügis olnud. Ja samas nad on võib-olla väga sisukad ja väga head raamatud. Aga miks nad ei müü? Nendel ei ole populaarsed pealkirjad. Nende pealkirjaks ei ole, kuidas olla võidukas või jõukus sulle täna. Või neil ei ole selline pealkiri, tervenemine kõigile, kiiresti kohe kähku.
Sükseid pealkiri päris ei pane keegi küll, aga nüüd mitte öeldes seda, et see oleks halb, et Jumal ei taha tervenemist, või mitte öeldes seda, et Jumal ei taha sulle jõukust anda. Aga iva on selles, et see ei saa olla see viis, kuidas väga sageli inimeste elus need samad alad on puudulikud just sellepärast, et need teised alad puuduvad nende elus. Jumalad kartus on nende ellu peaaegu ehitamata ja siis nad küsivad, miks see jõukus ja edu minu ellu ei ole tulnud. Väga võimalik, et Jumala kartuse element on puudu. Näiteks Jumala kartuse raamat, küll õnneks kiitus Jumala, et see ikkagi mingil määral populaarne on olnud siin Eestis, aga see teist korda nii-öelda juba trükki läinud. Aga et erinevad sellised raamatud, mis nagu ei ole väga sellised nagu nii-öelda populaarse pealkirjaga, neid ei taheta alati lugeda. Näiteks üks evangelismiga seotud raamat ma avastasin, seal on mingi rohkem kui 10 aastat vana. Väga palju ei osteta seda. Ei ole tuntud jutlustaja, põnev pealkiri ka ei ole, aga me ei tohiks nii raamatuid valida. Amen? Piibel ei ole menüü ja Jumala sõnaga raamatutena ei ole menüü. Ka ma isegi interneti piiblikoolis, kui ma olen valinud raamatust, ma olen ka meelega just teadlikult valinud sellised raamatud, mida oleks vaja inimestesse ehitada, mis on võib-olla sellised tõsisemad teemad, mis ei ole nagu, ma usun, et selline asi on olemas ka, ei ole kristlik kollane kirjandus. Täitsa on olemas, ma olen hästi selles veendunud, see ei ole kindlasti üldse selline mööda termin. Ja ma ei mõtle selle all, et on lihtsalt kristlased kirjutavad mingisugused seebiraamatuid, vaid ma mõtlen, on täitsa olemas nii-öelda õpetusliku suunaga kollast kirjandust, mille teadlik taotlus on nii-öelda ainult inimestele meeldivaid ja sobivaid ja kenasid ja ilusaid teemast puudutada. Aga mitte kunagi minna teravate teemade juurde, mitte kunagi esitada väljakutseid. Ja see on oluline asi tegelikult. Niisiis, me peame tegema oma parima, et meil saaks haagitud lahti Jumala sõna õpetusest. Kui sa kunagi oled piiblikooli läbinud, siis ma võin sulle kindlalt öelda, sul on kunagi varsti aja seda jälle taas teha. See ei pea olema nüüd tingimata just sama piiblikool või sama formaat, aga kas või teha endale ise üks piiblikool. Sellepärast on vaja kohal olla seminaridel, sellepärast on vaja kohal olla koolitusse, sellepärast on vaja regulaarselt koguduses kohal käia, sest inimesed, kes ei käi enam regulaarselt koguduses kohal, mingil hetkel hakkab segadust tulema nende ellu. Nad arvavad seda, et see pole nii tähtis, ma saan siit, sealt, teisest, kolmandast kohast ka ju. Aga sa märkad, algkogudus käis koos. Jumala ei ole muutunud oma printsiipides. Tehnika ajastu ei anna meile õigust Jumala sõna nii-öelda koos mitte uurimiseks. Amen? See, et sa võid arvutist või internetist kuulata ühte ja teist ja kolmandat, ei tähenda seda, et me ei peaks tulema kokku. See printsiip on, Piibel ütleb, ärge jätke maha oma koguduse koos käimisi ja Jeesus ei kirjutanud sulgudesse, kui 21. sajand saabub, siis see pole enam nii tähtis. Või siis saab nagu teistmoodi, siis saab interneti kaudu ja siis saab mis iganes kaudu. Et siis see kirjakoht enam nii tähtis ei ole. Ta ütles koos käimisi, järelikult koos käimisi. Kõik, mis inetrikke välja mõeldakse igasuguste meedia ja pildi vahendamiseks. Ma arvan, et me ei ole tänasel päeval kaugel sellest, kus sa oled kodus ja sulle projekteeritakse õhku sinna reaalne pilt. Seda on juba tegelikult osaliselt tehtud. Selles mõttes, et see justkui nagu see inimene on sul toas, aga tegelikult ta päris ei ole toas. See ei ole üldse kaugel, see ei ole fantaasia enam tänasel päeval. Kunagi see võib-olla oli täielik fantaasia. Nüüd see ei tähenda seda, et me peaksime, nagu öeldakse, lõpetama koguduse koos käimise ära. Et see ongi selline eriline, vaata kui vapustav vahend. Ma ei imesta üldse, meil on sellest üldse kaugel. See on mingi paari võib-olla 5 aasta jooksul võib täiesti see juba reaalsus olla. See on juba tänasel päeval juba osaliselt nad teevad seda. Nüüd, me peame aru saama sellest, et Jumala sõna on meil vaja kuulda ja meil on vaja reaalselt kohal olla. Jumala ligiolus, Jumala sõna juures, õppida seda. Amen. Me võime kasutada selleks kaasaegsemaid meetodeid vahest, näidata projektoriga seina peale kirjakohti, mida iganes, näidata mingeid muid asju, mis on sellega seotud, mis õpetaduseks on vajalikud. Aga sellegi poolest see ei anna meil põhjust loobuda sellest, et Jumala sõna kuulata. Mitte kunagi. Sellest me seda koruta, mitte kunagi ära lase, mitte millalgi ennast eemale tõmmata Jumala sõna õpetusest ja koguduses käimisest. Ei ole mitte mingit põhjendusi selleks. Amen. Kiitus Jumala.
Ja siis Jeesuse teenistus, Matteuse 9:35, missugune oli Jeesuse teenistus. Ja ta ütleb siin tema teenistust kirjeldades. Jeesus Kristus on seesama eile, täna ja igavesti. Missugune on täna Jeesuse teenistus meie kaudu, sest me peame tegema tema tegusid. Jeesus käis läbi kõik linnad ja külad, õpetas nende koguduse kodades ja kuulutas Jumala riigi evangeeliumi, parandas kõike tõbe ja kõike viga. Jeesus Kristus on seesama eile, täna ja igavesti. Amen. Ja ta on käskinud meil teha samu tegusid, mida tema tegi. See tähendab siis käia mööda linnasid ja külasid ja õpetada ja kuulutada ja tervendada. Amen. See on täpselt samamoodi ja see on see, mis toob stabiilsuse, see annab meile garantii, et me saame terveks ja püsime tervena. Eelmise sajandi 40-50 oli Ameerika Ühendriikides nimetatud tervendusärkamine. Ma ise ei tea selles mõttes midagi sellest, sest ma ei ole elanud siis veel. Ja see väga palju Jumala sulaseid, Jumal tõstis üles, kes kuulutasid tervenemisest. Ja oli selgem arusaamine sellest teemast ja kuulutati julgelt, Jumal tahab terveks teha, Jumal tahab täna aidata, tahab kõiki haiget terveks teha ja kogu see arusaamine hakkas tulema Kristuse ihusse tagasi. Ja väga palju tol ajal inimesed kuulutasid Jumala sõna telkides. Ja Ameerika Ühendriigis oli väga palju erinevates linnades, kogu aeg käisid ringi, üks evangelist tuli, pani telgi üles, kuulutas Jumala sõnast, Jumala väest, tervendavast väest, inimesed said terveks, said vabaks, said päästetud ja Jumal liikus ja tegutses väga paljudes kohtades selle kaudu. Ja Kenneth Hagin oli ka üks nendest inimestest osalt, kes ka käis kas koos telgiga või telkides jutlustamas sel perioodil ja ka kogudustes muidugi. Ja ta oli tuttav mitmete nende Jumala sulastega, kel olid väga suured telgid ja väga suured rahvamassid käisid nendel koosolekutel. Ja olles nendega koos ükskord Jumala vaimus, ta ütles välja ühe asja, mis võib-olla kõlaks nagu uhkustamisena, aga kuna see ei olnud uhkusega välja öeldud, siis see oli üks väga õige printsiip. Ta ütles niimoodi, et mõningate aastate pärast, umbes 10 või 10 või paarikümne aasta pärast, te olete läinud, nagu öeldakse. Te ei ole enam teenistuses. Aga mina kavatsen jääda, sest ma ehitan oma teenistuse Jumala sõna peale. Mitte vaimuandide peale, mitte imede peale, mitte väliste ilmingute peale, vaid Jumala sõna peale. Ja tema tegeles sellega, et ta õpetas Jumala sõna, kuulutas Jumala sõna, õpetas Jumala sõna ja käis ringi ja jagas Jumala sõna ja kui Jumala vaim tahtis ka liikuda, siis vaimuannid tegutsesid. Aga teised olid väga palju see, et nad ainult otsisid, kus on üks vägi, kus on ilming, kus on vaimuand tegutsemas ja inimesed said küll abi, aga hiljem juhtuski see, et aastad läksid mööda ja suurem osa nendest tervendusjutlustajatest, kes ei rajanud oma teenistust ka sõnadele, olid kadunud. Olid läinud lihtsalt. Kas nad surid noorelt? Nende teenistused lihtsalt kukkusid kokku erinevatel muudel põhjustel. Miks pärast, sest nad ei ehitanud oma teenistusi ja Jumala riigi tööd Jumala sõnale. Kiitus Jumalale vaimu ja väe ilmingute eest. Kiitus Jumalale tervenemiste eest. Kiitus Jumalale erinevate vaimu andide eest, mis Jumal laseb tegutseda. Amen. Aga sellegi poolest meil on vaja Jumala sõna. Meil on vaja Jumala sõna õpetust. Ja võib olla aegu, kus Jumala auhiilgus langeb võimsasti inimeste üle ja me oleme võib-olla väe all maas siin, aga me ei saa kunagi tühiseks teha neid aegu, kus me tuleme kokku ja me õpime ja õpime ja õpime ja õpime, sest need on need ajad, millal sind vormitakse ja kujundatakse, need on need ajad, millal sa muutud stabiilseks ja kindlaks ja saad rajatud. Sest need ajad, kui Jumala auhiilgus lihtsalt sind puutab või sul on erilised kogemused, need on ajad, kus, nagu öeldakse, lisatakse üks nagu tordile pannakse see kaunistused peale. See on midagi nagu olulist, mis lisatakse juurde sellele, mis on juba toimunud su elus. Sest Jumala sõna ja stabiilsus Jumala sõnas on see, mis sind kannab läbi aastate, aastakümnete.
Sest kui sinul on selge arusaamine, mida Jumala sõna teatud teemadest õpetab, sind ei saa kõrvale tõmmata valeõpetusse, vilgatesse arusaamadesse. Aga kui sul on ainult igatsus ühe ilmingu, teise ilmingu, kolmanda kogemuse, väe asjade järgi, siis sa võid ühel päeval olla kraavis. Tänasel päeval on ka Kristuse ihus väga palju selliseid teenistusi, kes on hirmsalt rõhuvad ilmingute ja väekogemuste ja igasuguste prohvetlike ja nägemuste ja kogu selle skaala peale. Küll tahaks ingleid näha ja tahaks taevast näha ja tahaks seda kogemust saada, tahaks tada väge kogeda ja mis iganes. Ja nad saavad igasuguseid kogemusi asju ja ühel päeval nad saavad olema kõik prügikastis, kui nad ei ehita oma teenistusi ja oma Jumala teenimist Jumala sõna peale. Ma ütlen seda kindlalt ette ilma selleta, et ma ise peaks ennast mingisuguse kogemusega jutlustakski üldse. Aga see on teada juba, selleks ei pea olema prohvet ja selleks ei pea olema spetsialist, vaid selleks seda näha Jumala sõnast juba ja ka elukogemusest. Sest kõik need veidrad õpetused on kahjuks vahest ringidega tulnud. Need samu veidrusi, mida tänasel päeval ka aeg-ajalt Kristuse ihus õpetatakse, igasuguseid imelikke väekogemusi ja igasuguseid imelikke nägemusi ja mida iganes asju, mis vahete vahel on, need on kuskil 20-30 aastat tagasi juba Kristuse ihust korra läbi käinud. See ei ole mingi uudis. Et Jumal tahab anda nägemusi. Jumal tahab vahest oma ingleid näidata. Jumal tahab vaimu andes liikuda. Aga me ehitame oma teenistusi ja oma elu Jumala sõnale, mitte sellele kogemusele. Amen? Mitte väeilmingule. Mitte sellele erilisele puudutusele, mis me saime, vaid me ehitame selle Jumala kirjutatud sõnale, mida sõna ütles selle kohta, mida sõna õpetas selle kohta. Amen? Ma ei kanna mingil kombel ühtegi vaimu ja väeavaldust maha sellega. Ma olen aval ja avatud selle suunas, et püha vaim võiks liikuda meie seas. Täita meid oma väega. Ja ma usun, sellel on väga oluline osa, sest Piibel räägib sellest, et me saame täis püha vaimu ja selles väes me läheme välja ja kuulutame evangeeliumi. See on meie jõuallikas sageli. Aga meie elu peab olema ehitatud Jumala kirjutatud sõnale. Amen. Kiitus Jumala. Ja siis me näeme, õpetuse puudus toob inimese ellu hävituse ja hävingu. Samamoodi on tervenemisega ka. Kui inimene ei saa regulaarselt Jumala sõna õpetust tervenemisest ja nendest teemadest, mis sellega seotud on, siis ta ei saa terveks. Või ta ei püsi tervena. Ta võib ühel kogemuse saada, Jumal võib teha vaimuanni, aga lähevad mingid ajad mööda ja ta võib selle tervenemise kaotada. Aga kiitus Jumala, sa võid saada Jumala sõna oma südamesse ja käia ja püsida stabiilsena. Nii, teine printsiip, miks kõik haiged ei saa terveks, mis on tegelikult ka üks oluline printsiip, on see, et inimeste traditsioonid ja valeõpetus teevad Jumala sõna tühjaks. Valeõpetus, ma võin ka öelda vildakad õpetused. Valeõpetus võib-olla kõlab vahel mõne inimese jaoks, et need on need mormoonid, need on need Jehova tunnistajad, need on need mingisugused idamaised usundid. Ma ei mõtle otseselt neid asju siin, need on ka muidugi ilmselgelt asjad, mis on hävitavad. Aga ma mõtlen selle all just ka üksed õpetused, mis üritavad kristlusesse, normaalsesse kristlusesse aeg-ajalt sisse pugeda, kus on teatud printsiibid või arusaamad on vildakile õpetatud. Niisiis inimeste traditsioonid ja valeõpetus teevad Jumala sõna tühjaks. Ja me lähme Markuse evangeeliumi 7. peatüki ja 13. salmi. Siin on üks huvitav kirjakoht. Ta oma kontekstis viitab küll ühele teisele asjale natuke, aga kui sa vaatad, see on jällegi printsiip siin. Jeesus räägib siin siis ütleb niimoodi. Aga ta ütles neile, Jesaja on hästi teist silmakirjatsejast ennustanud. Nõnda nagu on kirjutatud, see rahvas austab mind huultega, kuid nende süda on minust kaugel. Ilma naegu nad teenivad mind, õpetades õpetusi, mis on inimeste käskimised. Olen Markuse 7.13 siis. Äkki ma ütlesin valesti. Õigus, eespool on see, jaa. 7.6 oli see, kuni 13 ma loen välja. Ja, Markuse 7.6 hakkasin peale. 7. salmil on, ilma aegu nad teenivad mind, õpetades õpetusi, mis on inimeste käskimised. Sest hüljates Jumala käsu, te peate inimeste pärimust.
inimeste pärimus on siis inimeste traditsioon või komme. Kas pole nii? Ja ta ütles neile, ilus küll, te heidate Jumala käsu kõrvale, et pidada oma pärimust. Sest Mooses ütles, sa pead oma isa ja ema austama ja kes isa või ema neab, peab surema. Teie aga ütlete, kui inimene ütleb oma isale või emale korbaan, see tähendab ohvriand, on see, mis sa iganes minu käest võiksid saada. Siis te ei lase teda enam ühtki head teha oma isale ega emale ja te teete nõnda Jumala sõna tühjaks oma pärimusega, mille te olete pärinud ja teete palju muud seesugust. Mis nad tegid siis? Oli üks pärimus tekkinud või sükene mingisugune komme või arusaam, keegi oli välja selle käinud, et sa ei pea oma isa ja ema austama juhul, kui sa selle, mis sa head tahad oma isale või emale teha, et sa annad selle ohvriks hoopis. Ja nimetad selle siis ohvrianniks. Üldjoontes see tähendab seda, kui Piibel ütleb, et me oma isa ja ema austama, kui nad saavad vanemaks, siis see on normaalne, et me hoolitseme nende eest. Amen? See ongi see, millele ta viitab. Aga siin nad tegid niimoodi, et selle asemel, et nende eest hoolitseda, näiteks kui nad vanemaks on saanud, nad andsid hoopis ohvrianni kuskile nii-öelda Jumala kogudusse, siis tolleaegsesse vanalepingu kogudusse ja ütles, et näe, see, mis ma peaksin sinna andma, ma annan lihtsalt selle ohvrianni ja ongi asi korras. Ma ei pea nüüd enam nendega tegelema. Küll nad hakkama saavad. Ja ta ütleb seda, et see on väga vale. Me saame aru, kui me seda loeme, et see ilmselgelt on vale. Aga nad olid võtnud ühe traditsiooni ja ütlenud, et nii saab ka. Ja nende traditsioon oli tõstetud kõrgemaks Jumala sõnast, öeldes siis see, et mis Jumala sõna küll ütleb, see ei ole nii määrav, aga meie traditsioon on selline. Me oleme uskunud nii ja me oleme harjunud nii tegema. Te ütlete küll, et Piibel ütleb niimoodi, aga me usume niimoodi. Kõlab see võib-olla tänases kontekstis. Kas pole nii? Ja nüüd vaata, mis ta ütleb selle kohta, mis selline käitumine teeb. 13. salmist. Te teete nõnda Jumala sõna tühjaks oma pärimusega. Ehk siis üks tõlgib selle jõuetuks, mõjutuks või nulliks. Tähendab seda, et kui inimene tõstab oma enda kombe, traditsiooni või harjumuse kõrgemale sellest, mis ütleb Jumala sõna, siis see Jumala sõna ei tee tema elus mitte midagi. Kõige lihtsam näide. Ma olen tegelenud sellega, Jumal tahab kõiki haigeid terveks teha. Aga mõni inimene ütleb, et no ja sina räägid ja kõiki tahab terveks teha, aga mul on selline kogemus, et alati kõik ei saa terveks. Ma tean, see inimene kunagi, ta palus küll, aga tema ei saanud terveks ja suri ära. Siis järelikult Jumala sõna on valetaja ja see Jumala sõna on vale ja see kogemus on järelikult olulisem. Ei ole nii. Amen. Me peame oma kogemuse ümber lükkama ja vaatama, mida Jumala sõna ütleb. Või siis mõni ütleb, et aga minu koguduses öeldi niimoodi, et Jumal ei taha alati kõiki terveks teha, et me ei tea, millal Jumal tahab, kas tahab meid terveks teha või ei taha terveks teha, et me peame paluma, et Jumal, kui sa tahad terveks teha, siis tee see inimene terveks. Et meil on siuke arusaamine, me ei usume niimoodi. Ja mis siis juhtub? See inimene lihtsalt ei saa terveks. Sest et ta on oma traditsiooniga tühistanud selle, mida Jumala sõna ütleb, sest et Jeesuse kohta on öeldud, tema võttis enese peale meie haiguse ja tema kandis meie valusid ja tema vermete läbi on meile tervist tulnud. Jeesus ütles peatõbisele, ma tahan, saa puhtaks, aga kui keegi ütleb, et aga Jumal ei taha ikka kõike teha, siis ta teeb selle sama sõna tühjaks enda jaoks ja ta ei saa terveks. Ja kui on erinevad mingid muud arusaamad, mis jätavad sellise küsimärgi ja aga võib-olla, ma ei tea, mina päris nii ei usu, siis see inimene lihtsalt ei saa sellest kirjakohast osa ja see sõna ei tööta, see on nagu lühis. Ja nagu võtad stepslist 2 otsa, ühendad omavahel kokku, käib ja vool on läinud. Midagi ei juhtu, midagi ei toimu. Ja see sõna ei muuda tema elu, see sõna ei tervenda teda, sõna ei vabasta teda, sest ta võstis oma traditsiooni, oma kombe kõrgemaks sellest, mida Jumala sõna ütleb. Meil peab olema üks hoiak ja üks suhtumine. Ma võib-olla mõtlesin nii, ma võib-olla arvasin nii, ma võib-olla uskusin nii või isegi keegi õpetas mulle nii. Aga kui ma näen Piiblist 2 või 3 kirjakohaga
see ei ole päris õige, mis ma olen uskunud või arvanud või mõelnud või kuulnud, siis ma pean hülgama selle, mis keegi arvas või ütles ja võtma omaks selle, mida piibel ütleb. See peab olema meie hoiak. Sel juhul me võime näha, et Jumala sõna teeb meie elus tööd, sest muidu me võtame selle inimeste traditsiooni, inimeste kombe, inimeste arusaama ja teeme nulliks selle, mis Jumal tahab meie elus teha. Tuleb lühis ja tervenemine ei sünni. Ja selliseid erinevaid asju on kristlikus maailmas tegelikult väga-väga palju. Ma ei hakka nende asjadega siin kõigiga tegelema, sest need ei ole otseselt minu teemaga seotud. Ma hiljem hakkan võib-olla tegelema nende villakalt õpetatud kirjakohtadega, mis sageli ongi need lühised, kus inimestel on õpetatud valesid asju. Ma võin ühe sulle siin vahepeale välja visata, ma õpetan seda hiljem kunagi detailsemalt lahti. Aga Paulus ütles, et temal oli vai liha sees. Ta oli järelikult haige. Et me peame ikkagi ka kannatama neid haigusi. Muuseas, see vai liha sees ei olnud haigus. See oli tagakius ja viletsus, millega ta puutus kokku, millega meiegi peame kokku puutuma. Aga nüüd selleks on vaja teada neid printsiipe ja need valed arusaamad lükata ümber ja võtta Jumala sõnast need õiged arusaamad. Amen. Ja siis, miks kõik inimesed alati ei saa terveks? Üks siis põhjusteks võib olla see, et inimeste traditsioonid ja vale õpetus teevad Jumala sõna tühjaks või vildakas õpetus teevad Jumala sõna tühjaks. Vaatame veel natukene 2. Timotuse 3:1. Nüüd, mis puutub igasugustesse vildakatesse ja valeõpetustesse, siis piibel on selle koha pealt tegelikult väga karm isegi. Vaatame siin natukene seda kirja kohta. 2. Timotuse 3:1 ütleb, aga seda tea, et viimsel päevil tuleb raskeid aegu. Nüüd vaate vahel mõned inimesed loevad selliseid kirjakohti ja see on kuidagi kõlab nii depressiivselt. Ja neil tulevad kohe meelde asjad, millele ka Jeesus viitab, et on erinevad õnnetused ja hädad ja sõjad ja erinevad asjad, mis ümberringi toimuvad. No eks ta viitab kindlasti nendele asjadele siin. Nüüd huvitav on see, et ta selles kirjakohas ei viita nendele asjadele. Kas pole nii? Siin ta ütleb niimoodi, tuleb raskeid aegu, just ütleb, sest inimesed. Et me näeme, et üks väga oluline osa rasketest aegadest on inimestega seotud. Nüüd, huvitav on see veel, et ta ütleb seda koguduse ülevaatajale või siis pastorile, kes oli Timoteus, oli selles koguduse ülevaataja ametis ju. Nüüd see on ju omaette veel inspireeriv kindlasti. Nüüd, okei. Nüüd see ütleb, sest inimesed on siis enesearmastajad, rahaahned, hooplejad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, õelad, südametud, leppimatud, laimajad, pillajad, toored, heapõlgajad, petturid, kergemeelsed, sõgedad, rohkem lõbuarmastajad kui Jumala armastajad. See on huvitav tegelikult, see kirjeldab väga paljus lõpuaegade tendentse, mis on kindlasti tänasel päeval ka meie ühiskonnas olemas. Ja küsimus ei ole meie ühiskonnas on see, vaid küsimus on see, et sellised asjad on ka kogudusse hakanud sisse ronima just. Sest et ta räägib siin ju, ta ei räägi tegelikult lihtsalt sellest, et kuule meie ümber ühiskond on selline. Ta räägib seda koguduse pastorile, viidates sellele, missugused inimesed, et koguduse inimesed tahavad selliseks muutuda, neid üritakse endale survet avaldada, manipuleerida ja mõjutada, et nad muutuksid sellisteks. Ta räägib kristlastest siin tegelikult selles kontekstis, mitte niivõrd lihtsalt kellest iganes. Ja siis ta ütleb edasi 5. salmis, kellel on Jumala kartuse nägu. Ma ei arvaks seda, et maailmal oleks Jumala kartuse nägu. Need, kes Jumalat ei usu, nendel pole mingit huvi, et mingisugust Jumala kartuse nägu teha. Nüüd see termin tegelikult sisu mõttes ei räägi niivõrd sellest, et on olemas mingi spetsiaalne näoilme, mida võiks nimetada Jumala kartuse näoks, vaid see räägib tegelikult sellest, et on asjad, millega väliselt üritatakse jätta mulje, et see inimene on Jumala kartlik. See on seesama Jumala kartuse nägu. Amen? Inimese teatud tegevus või käitumine, et see on, millega jäetakse mulje inimestele, et ta on Jumala kartlik.
Nagu variserid tegid seda, et nad palusid tänavanurkadel hästi pikki palveid, teistele üritades sellega muljet avaldada ja jätsid justkui mulje, neil oleks nagu justkui Jumala kartus, et vaata, kui pikalt nad palvetavad ja vaata, kui tublid nad on seal kõigi ees. Kas pole nii? See, et nagu mis nad tegid, on see, et nad tegid selliseid palveid, millega nad esinesid teistele. See oligi see, millega Jeesus tegeles. Ma just seda ütlen, et palve eesmärk ei olnud mitte Jumala käest midagi paluda, vaid palve eesmärk oli jätta teistele mulje, et ma oskan midagi erilist öelda, midagi suurejoonelist öelda, midagi vägevat öelda, midagi justkui Jumala kartlikku öelda. See ei tohiks kunagi meie palve motiiviks olla. Amen. Nüüd ära mõtle, kellest ta nüüd räägib, kas ta räägib sellest või sellest. Tegeleme oma südame hoiakutega. Amen. Kindlasti on selliseid inimesi, kindlasti on selliseid situatsioone, aga me peame vaatama seda, et meie südame hoiakud oleksid korras. Nüüd vaatame edasi, mis ta räägib siin. Kellel on Jumala kartuse nägu, aga kes salgavad tema väge. Mis tähendab salgavad tema väge? See tähendab seda, et nad ei taha tegemist teha Jumala väega. Need on inimesed, kes ei taha midagi kuulda vaimu ja väe ilmingutest, vaimu ja väe avaldustest, Jumala väe langemisest, rõõmust hõiskamisest. Need on inimesed, kes ei taha midagi näha, et Jumal võiks kuidagi puudutada. Need on see vastuvõetamatu. Oled sa siin või? Salgavad tema väge. Ei tahavad ainult välist fassaadi, et see oleks justkui nagu Jumala teenistuse, Jumala kartuse moodi, aga Jumala reaalset väge ei tohi kohal olla. Et see häirib, see segab, see tundub äärmuslik, see tundub nii-öelda liiga emotsionaalne, see tundub liiga, mis iganes, fanaatiline. Meil peab olema Kristusest õige pilt. Nii mõnelgi kristlasel on selline pilt, et Kristus peab olema üks selline totaalne emotsioonid, et ta selline nii-öelda, ma kasutan väljendit, mis on võib-olla väga karm ja blank, surnumatja näoga lihtsalt tullakse, esitatakse mingi asi ära. Ei tohi ei naeratada, ei tohi rõõmutseda, ei tohi hüüda, ei tohi hõisata. Kui me hakkame vaatama, missugune nägi algkogudus välja, missugune oli Jumala kogudus, seal oli hääle tõstmine, seal oli rõõmu väljendamine, seal oli tänulikkus, seal oli innukus, seal oli hõiskamine, seal oli hüüdmine. Amen, vanas lepingus me näeme, seal oli isegi jooksmine lausa. Amen, pühas vaimus ja erinevad muud asjad, kus püha vaim puudutas inimesi, seal olid väljendused. Jumala vägi oli nähtav ja kogetav, see oli tuntav, see oli igat pidi kohal reaalselt koguduses. Ja väga tõsiselt adresseerib seda, et kui inimesed tahavad välista ja pilti jätta justkui Jumala kartusest, aga ei taha seda väge saada, siis mis ta edasi ütleb? Ja nendega sõbrusta hästi palju. Oi, vist lugesin valest kohast. Ja nendest hoidu eemale. Aga see on nii tore inimene ju. Aga nendest hoidu eemale. Aga kas sa, pastor, pead siis nii karmilt ütlema? Mina ei ütelnud. Mina ei ole süüdi. Jumal ütles. Jumala sõna on Jumal rääkimas sinuga. Piibel ütles. Aga see on nii tore inimene, talle küll ei meeldi see teine, kolmas Jumala väe asi ja teine, aga ta on ikkagi nii tore, ma tahan ikkagi tema, et ta oleks külas käia, me võiksime koos kohvi juua ja rääkida, mis meil südames on. Nendest hoidu eemale. Kas sa pead siis nii ütlema? Mina ei ütelnud. Piibel ütles. Mina ei ole midagi ütelnud. Piibel ütles. Lugesin kirja kohta lihtsalt. Kui inimene salgab Jumala väge, ei taha Jumala väest midagi kuulda, ei taha Jumala väega mingit tegemist teha, siis me ei saa selle inimesega olla sõgav nii-öelda südamesõber. Sa kindlasti puutud selliste inimetega kokku. See ei tähenda seda, et nagu, hoia eemal nagu pidaja tõbisest, äkki ta paneb oma paha hoiaku mu külge. Me ei pea kartma. Võib-olla saame mõnele valguseks olla, või mõnele armastust näidata, mõnele hoolimist näidata. Aga me räägime sügavast südamesõprusest. Ja kui see inimene ei taha muutuda, ei taha Jumalaga koos edasi liikuda, me ei pea üritama. Amen. Amen. Aga miks ta seda ütleb? Siin on üks
üks oluline asi, millele jõuan hiljem tegelikult, vaatame edasi. Vaat, mis edasi räägib siin. Ütleb, nende seas on ka mõned, kes poetuvad majadesse ja võtavad oma võrku pattudega koormatud ja mõnesuguste himudega aetavad naiste rahvaid. Kas pole huvitav? Ta toob ühe huvitava seose. Jumala kartuse nägu, ehk siis nii-öelda väline fassaad, Jumala väe salgamine, ja siis ta ütleb, nende seas on ka mõned, kes poetuvad majadesse ja võtavad oma võrku pattudega koormatud ja mõnesuguste himudega aetavaid naisterahvaid. Jumala kartuse nägu, väe salgamine ja seksuaalpatud. Kas pole huvitav? Mis me tänasel päeval näeme aeg-ajalt kristlikus maailmas üles purskumas, on see sama just. Sest see on lihtsalt see skeem. See on see skeem. Sellepärast me peame hoidma oma südant puhtana igas mõttes. Mitte kunagi ära suhtu halvustavalt Jumala ehtsasse töösse, Jumala väesse, Jumala väe ilmingutesse. Amen. Ma saan aru, kui on tegemist valeõpetusega või kraavi minemisega, see on teine teema. Aga kui Jumala vägi langeb kellegi inimese üle, keegi hõiskab, rõõmutseb, hüppab, tantsib pühas vaimus, mõtlen siis. Mitte oma lihas või mingisuguses muus tohutus emotsionaalsuses. Siis ära suhtu sellesse kunagi halvustavalt. Ära seda mõnita. Amen. Ära naljatla selle üle isegi. Mõtlen siis sükse, nagu selles mõttes naljatlema, et sa nagu pilad seda nagu negatiivse hoiakuga. See ei tähenda seda, et me vahest võib pühas vaimus naerda või rõõmutseda. Aga just see on sama, et me peame teadma seda. Nüüd ta ütleb midagi, mis edasi ütleb. 7. salm, kes alati on õppijad, kuid kunagi ei pääse tõetunnetusele. Me näeme siin, ta ütlebki, et inimesed, kes käivad pidevalt koosolekutele, konverentsidele, seminarile kohal, aga nendel on valed südamehoiakud. Amen. Ma lähen ühe teise kirjakoha juurde, ma pean selle lõpuni läbi võtma need salmid siin. Lähme Matteuse 23. peatükki. Siis valeõpetus tähendab, inimeste traditsioonid ja valeõpetus teevad Jumala sõna tühjaks. Ma räägin sellest siis. Miks me peame hoidma oma südant valeõpetuse koha pealt või vildakate õpetuste suhtes? Mattuse 23.13 ütleb, aga häda teile kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te sulete taeva riigi inimeste eest, kes pole tõsiselt öeldud tegelikult nendele. Ise te ei lähe sisse ega lase sisse minna neid, kes tahavad sisse minna. Häda teile kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, te sööte ära leskede hooned ja loete silmakirjaks pikki palveid, sellepärast te langete seda raskema kohtu alla. Häda teile kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te käite läbi mered ja maad, et saavutada ühegi, kes heidab teie usku. Ja kui ta on heitnud, siis te teete temast põrgu lapse 2 korda hullemu, kui te ise olete. Vahetevahel mõned mõtlevad, et Jeesus oli ikkagi niivõrd armastav inimene. Mõndal meeldib joonistada Jeesusest alati seda pilti, kus ta on kuskil mingisuguse ilusa aasa peal, ümbergi on lillekesed, siis tal on selline väike lambukene käes ja siis ta hoiab lambukest käes ja siis vaatab selline heldinud, selline pärase näoga, mis on kuskil kaugustesse. Nüüd Jeesus ütles variseridele veel midagi ilusamat kui siin isegi. Ta ütles, te rästikute sigitis. Siis ta ühes situatsioonis ta võttis piitsa, täpsemalt ta võttis veel kõigepealt selle materjali, mis iganes nahast ribad ja punus piitsa. Alguses hakkas punuma niimoodi vaikselt. Ja siis võttis selle piitsa ja peksis. Samas pühakojas äritsejad ja inimesed, kes seal üritasid raha teha selle arvelt, mis inimesed Jumala teenimiseks kohale tõid, peksis selle lauad puruks ja laiali 2 lehti sama piitsaga. Seda tegi Jeesus. Et inimestel on vahest väga nagu ühekülgne pilt Jumalast ja Jeesusest. Ja Jumal on armastus.
Aga teatud situatsioonides Jumal on väga karm ja blank ja otsekohene. Ja teatud situatsioonides armastus on ka karm ja blank ja otsekohene. Inimestel on vaja see pilt nii sassis, kui ma isegi näiteks olen kunagi õpetanud laste kasvatusest ja räägid sellest, et piibel õpetab laste vitsaga karistamist. Normaalsuse piirides muidugi, selles mõttes. Aga sellises normaalses mõõdus, nagu piibel seda õpetab. Mitte vägivaldsust, mitte niisugust peksmist sõna otseses mõttes, aga normaalset vitsaga karistamist õpetab piibel. Siis me üritad seda inimestele selgeks teha, inimesed ütlevad, aga ma ju armastan teda, kuidas ma saan teda lüüa? Sellepärast, et sa armastad, sellepärast sa peadki seda tegema. Vot see ongi õige armastus. Jumala sõna ütleb ka, et Jumal karistab meid, või nagu eestikeelses tõlkes lausa ütleb, et ta peksab igat poega. Et see sõna võiks natuke paremini olla seal tõlgitud küll, aga las ta olla. Ta räägib karistamisest oma sõnaga. Nüüd ta otseselt füüsiliselt meid ei pea karistama, aga me näeme, et Jumal ka karistab. Kasutab ka teravaid sõnu. Jeesus kasutab teravaid sõnu, ütleb otsekoheselt asju. Me pilt ei tohi olla selline naiivne või kuidagi Jumalast nagu mingisuguse ühte kraavi. Et me ainult teame, et Jumal armastab ja Jumal hoolib ja Jumal tahab head teha ja me peame teist külge teadma. Muidu meil ei ole Jumala kartust. Amen? Okei, nüüd aga vaata, mis siin see viimane salm ütles. Häda teile kirjakonide variseerimise 15. salm. Te silmakirjatsete, käite läbi mered ja maad, et saavutada ühegi, kes heidab teie usku ja kui ta on heitnud, siis te teete temast põrgu lapse 2 korda hullem, kui te ise olete. Nüüd mismoodi heidab teie usku? Nad jagavad oma õpetust ja kujundavad neid inimesi millisteks? Sellisteks, nagu nad õpetavad. Ei, oleme täpsemad, sellisteks, nagu nad ise on. Siin on üks väga oluline element, kui sa ise oled kutsutud Jumala nii-öelda sõna kuulutajaks, õpetajaks, jutlustajaks, pastoriks, mis iganes amet nimi saab olema. Sa toodad inimesi mitte selle järgi või sellisteks, nagu sa õpetad, vaid sa toodad inimesi sellisteks, nagu sa ise oled. Miks ta ütleb, et Kristus peab meist kuju saama? Sellepärast, et me toodaksime Kristust teistes inimestes edasi. Amen. See sõna tootma võib-olla ei ole kõige ilusam, aga me vormiksime või kujundaksime teistes inimestes Kristust. Nemad vormisid ja kujundavad teistes inimestes põrgu last, kes nad ise olid. Õpetuse kaudu. Sellepärast on väga oluline, et me jälgime, mida me enda sisse paneme. Mõtleme selle üle. Ja vaate vahel on mõningad asjad, mida inimene võib õpetada, mis on tehniliselt ja väliselt isegi õiged, aga kui ta eluhoiakud ja suhtumised ja tema viljad on väga halvad ja negatiivsed, siis ei ole seda tark ja hea kuulata. Mismoodi? Kas sa märkad? Ta ütlebki, ta ei ütle seda, et nende õpetus on see, mis on nii paha, vaid ta ütleb seda, et nende eluhoiakud on need, mis kantakse üle. Ja sellepärast ongi see sama sinu sõbrad on väga oluline küsimus. Ma olen seda õpetanud siin koguduses, sest see on oluline. Nüüd see ei pea meist muutma selliseid kalkideks ja ükskõikseteks inimesteks, kes ei taha kellegiga suhelda, kellegi läbi käia. Aga teise külje pealt me peame olema targad ja aru saama sellest, kuivõrd ettevaatlikud me peame olema. Tänasel päeval kristlik maailm on palju hullem sigri-migri, kui see oli isegi 10 aastat tagasi. Nii palju vildakaid ja valeõpetusi ei olnud sel ajal isegi olemas. Ka mul on vahet vahel see, et mingisugune veidrus kuskil kerkib ülesse ja ma pean jälle hakkama seedima, mis asi see nüüd on. Ma saan aru oma südames, see asi ei ole päris korrektne. Midagi on siin paigast ära selles õpetamises, selles arusaamas. Ma ei ole sellega võib-olla 100% sellise kokku puutunud, aga ma saan aru oma südames, see ei ole õige ja ma pean otsima piiblist kirjakohad ühe juurde, teise, kolmanda ja siis vaatama, piibel ütleb nii ja vaata, see ei olnudki õige, sest ma nägin, et piibel õpetab nii. Ja sageli meil on vajagi seda tarkust ja küpsust, et me vahest ei teagi isegi kõiki detaile sellest õpetusest või sellest arusaamast, aga kuna sa orienteerud Jumala sõnas ja kui Jumala vaim on sinu sees, siis sul tulevad teatud kirjakohad ja asjad meelde ja sa võid öelda, kuule, see asi ei ole õige, see ei ole õige, see ei lähe Jumala sõnaga kokku ja tood ühe kirjakoha, teise kirjakoha ja see ongi kõik. Ja sa võid maha kanda selle kellegi arusaama, mis ei lähe kokku Jumala sõnaga. Amen. Niisiis, väga oluline asi. Inimesed toodavad enda sarnaseid. See, mis on nende südames, see ei ole silma alati nähtav.
ja sellepärast on see väga oluline, kui sa oled ise Jumala sulane ja jagamas Jumala sõna õpetust, et sa hoiad oma enda südant. Amen? Nagu loomulikult lapsevanemad, kui nad saavad lapse, siis lapsel on nende geenid ja ka lisaks sellele kõik nende pagas kaasas. Isegi kõige hämmastavam minu jaoks on see isegi, et lapsed isegi kuskilt kanti isegi teatud iseloomu omadusi pärivad. Ma ei tea, kas sa, kui sa oled lapsevanem, sa oled avastanud seda. Me oleme küll avastanud seda oma kodus. Kui mõtleme, kus kohast selle saanud on? Kuidas ta süksid asjad? Ja see ei ole ainult eeskuju küsimus. See on nüüd, nagu öeldakse, kantakse edasi teatud asju. See on loomulikult sfääris. Aga kui me räägime üleloomulikult, ka kui inimestesse pannakse teatud sõna, teatud hoiakud ja suhtumisi, see kantakse inimestesse edasi. Amen? Sellepärast eesti keeles on nii palju ka juba tänasel päeval head kirjandust tulemas, häid jutlusi olemas. Amen? Sa ei pea lihtsalt minema, et paned internetti mingi otsingu sõna ja siis tahad ühest teemast teada, siis hakkad kohe seda kuulama. See on ohtlik. Sa ei leia sedasi eriti palju sisukaid asju, kui sa paned lihtsalt internetti ühe otsingu sõna ja otsid mingit teemat ja siis tahad saada vastust oma küsimustele. Sa võid sedasi sattuda, kes teab, mille otsa. Internet on täis äärest ääreni asju. Sa võid sattuda mormoonide leheküljele, sa võid sattuda Jehoova tunnistajate leheküljele, sa võid sattuda, kes teab, kelle leheküljele. Amen? Sa võid sattuda ka millegi hea otsa. Aga kui sa tead, kes on jagamas head sõnumit, tal on positiivne vili, ta on koos Jumalaga käimas, seal on head tulemused olnud ka laias perspektiivis. Sa võid võtta selle raamatu, võtta tema jutluse, ammutada sellest, lugeda ja olla julgustatud ja inspireeritud. Amen? Vaete vahel sa ei näe kõigi inimeste elu ja tausta koheselt ja päevapäevalt. Siis sa pead järgima lihtsalt ka oma südant või ka küsima vaimulikult võib-olla küpsemate inimeste käest või kes mõttes on koos Jumalaga kauem käinud ja võib-olla teavad vahest tausta ja asju. Amen? Ja kuna mina olen siin koguduses ülevaataja, siis ma pean ka mingis mõttes üle vaatama. Ja sellest ma vaatan ka, näiteks kui paneme midagi raamatus müüki, siis ma pean arvestama sellega, et noor kristlane tuleb ja ta tahab selle osta, et see oleks talle ehitav, julgustav, inspireeriv. Seepärast meil ei ole kõiki kristlikke raamatuid, mis olemas on. Mitte öeldes, et kõik nüüd ülejäänud, mis siin ei ole, on kohe päris valed, aga nii palju, kui ma olen iganes ette on sattunud, ma olen üritanud paremekus ja kohale saada. Ja see on oluline. Amen. Kiitus Jumalale. Niisiis, ma võtan selle asja kokku. 2 punkti ma jõudsin sellest läia, kui mul polki rohkem plaanis tegelikult. Miks inimesed ei saa vahest terveks? Esimene element on õpetuse puudus. See, et seda õpetust ei ole kas piisavalt saanud, seda ei ole järjepidevalt endesse pandud või see on teatud alades puudulik olnud. Ja teine ala on siis inimeste traditsioonid ja valeõpetus. Inimeste kombed. Ma arvan nii, ma mõtlen nii, mulle õpetati nii, aga see ei lähe kokku Jumala sõnaga. Kui ta ei lähe kokku, siis tuleb see lihtsalt hüljata. Tuleb kõrvale, sest muidu see lammutab inimese elus seda võimekust uskuda, saada tulemusi, saada lahendusi. Seepärast on ka vaja õpetada teatud asju, et kõrvaldada igasugused valesid mõttekindlustusi, valesid arusaamasid. Ja see on tervenemise teemas, see on päris pikk töö tegelikult, mida tuleb teha pidevalt. Päris paljusid inimesi on eri arvamusi, eri arusaamasid, erimisi mõtlemisi, me peame minema piibli juurde ja vaatama, mida piibel ütleb. Ja kui me näeme, mida piibel ütleb, siis me ütleme, me otsustame seda uskuda. Amen. Kiitus Jumalale. Tõuseme üles koos. Isa, ma tänan sind, et sinu sõna on meile ravimiks. Isa, las igaüks, kes seda kuulab või vaatab, olla inimene, kes on sinu sõna uurija, kes on januneb sinu sõna õpetuse järgi, et õppida sinu sõnast ja mõista sinu sõnast tõdesid, olla ehitatud ja rajatud, kes ei lase ennast kõrvale tõmmata villakate arusaamade, valeõpetuste ja traditsioonide poolest. Isa, las sinu sõna olla üle kõige. Las sinu arusaamad olla üle kõige. Isa, et Jeesus on issand kõigis asjades. Sinu sõna on see, mis on valitsemas meie eludes. Isa, las tekib arusaamine ja selge mõistmine sellest, mis sina teed, ilmutus ja sellega koos ka vabadus. Inimesed tulevad välja ahelatest, tulevad välja sidumistest, mis need iganes kinni on hoidnud. Isa, ma tänan, et ka sinu sõna hoiab meid, et kurat ei saa meid kõrvale tõmmata, ei saa meid petta, ei saa meid segadusse ajada.
tänu sulle, isa. Ja isa, samas, et me ka oleme avatud inimestele enda ümber, me oleme suhtlejad, me oleme inimesed, kes on avali, et aidata teisi, julgustada teisi. Isa, et me ei pane plokki ette ka neile, kes vajaksid meie käesirutust, meie julgustavat kätt, meie julgustavat sõna. Halleluuja. Aga me oleme ettevaatlikud inimeste suhtes, kes on vaimulikult mädanema läinud ja ei lase neid oma liiga ligi. Tänu sulle, isa, et sina hoiad meid. Tänu sulle, isa, Jeesuse nimel. Amen. Amen. Kiitus Jumalale. Istume.